Fotopointi ajaveeb on Cibit 2012 tehnikamessil jõudnud siia T-Mobile boksi ja BlackBerry laua äärde. Nüüd BlackBerry telefone ja seadmeid ei ole Eestis küll väga palju näha, aga siit BlackBerry laua äärest leidsime me ühe vägagi huvitava seadme, sellise tahvelarvuti. See on BlackBerry Playbook ja Ameerikas on see väga palju laineid löömas viimasel ajal. Esiteks sellepärast muidugi, et tal on väga soodne hind. Selle saab Ameerikas kätte vist oli $200 eest. Aga lisaks sellele hinnale tuleb öelda, et on ta ka väga muljetavaldav ja huvitav operatsioonisüsteem. Vaatame seda lähemalt. Esiteks, mis on kõige huvitavam on, et sarnaselt Nokia N800 telefonile on siin sellised sõrmeliigutustega toimivad nii-öelda shortcutid. Ehk siis siit ääre pealt libistades saab teha igasuguseid asju. No näiteks, kui ma avan mingisuguse rakenduse, näiteks avame siit kalendri, siis see avaneb sellises suures aknas. Aga nüüd, kui ma tahan avada eelmisena avatud rakendust, siis ma lihtsalt tõmban siit ääre pealt paremale ja avaneb mul eelmine rakendus, milleks on imet kaamera. Ja veel eelmist rakendust avada tahtes tõmban jälle ja nii edasi. Edasi-tagasi, et selline multitasking. Nüüd siit altpoolt nurgast ülespoole tõmmates avaneb klahvistik. Sulgen samamoodi. Ülevalt poolt siit nurgast tõmmates avaneb selline inforiba, kust ma siis saan edasi minna seadetesse, mida iganes. Ja rakendust sulgeda lihtsalt saan ma tõmmates siit alt üles. Ja siis saan siit juba jälle alt üles tõmmates selle rakenduse sulgeda või siit ristist selle sulgeda. Ja tagasi algvaatesse saan ma mingist rakenduse vaatest niimoodi, kui ma tõmban 2 korda siit alt üles ja on mul see samasugune rakenduste vaade ehk siis desktop siin ees. Et tundub päris mugav seade. 1 GHz 2-tuumalise protsessoriga, 1 GB RAM-mälu, pole paha $200 eest või kuidas?